Head kaasteelised, soovin teile õnnistatud pühapäeva ja uut nädalat. Kindlasti oleme mõtisklenud rikaste ja vaeste, nende erinevate eluhoiakute ja saatuse üle. Täna vaatame seda teemat Jeesuse pilgu läbi ja kuulame selleks Luuke evangeeliumi 16. peatüki ja 19. kuni 31. salmini. Oli üks rikas inimene ja tal oli kombeks rõivastuda purpurisse ja peenlinasesse, pidutsedes päevast päeva rõõmsasti. Aga üks vaene Laatsarus nimi oli maas tema värava ees täis paiseid ja püüdis oma kõhtu täita leivaraasukestega, mis rikkalaualt kukkusid. Kuid koeradki tulid ja lakkusid tema paiseid. Siis sündis, et vaene suri ja inglid kandsid ta Abrahami sülle, aga rikas suri ja maeti maha. Ja põrgus piineldes tõstis ta oma silmad üles ja nägi Abrahami kaugelt ja Laatsarust tema süles. Ja ta hüüdis: Isa Abraham, halasta minu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrme otsa vette ja jahutaks mu keelt, sest ma tunnen suurt valu selles leegis. Aga Abraham ütles: laps, tuleta meelde, et sa oled oma hea põlve elus kätte saanud ja nõnda samuti Laatsarus halva. Nüüd lohutatakse teda siin, sina aga tunned valu ja pealegi on meie ja teie vahele seatud suur kuristik, et need, kes tahavad siit teie juurde minna, ei saa ega tulda ka sealt meie juurde. Aga tema ütles: ma palun siis sind, isa, et sa saadaksid Laatsaruse oma isa kotta, sest mul on 5 venda, et ta hoiataks neid, et nemadki satuks siia piinapaika. Kuid Abraham ütles: neil on Mooses ja prohvetid, kuulaku nad neid. Ent tema ütles: ei sugugi, isa Abraham, vaid kui keegi surnuist nende juurde läheks, siis nad parandaksid meelt. Abraham aga ütles talle: kui nad ei kuula Moosest ja prohveteid, ei neid veena siis ka see, kui keegi surnust üles tõuseks. See on Jumala sõna ja püha evangeelium. See tähendab, et sõna ei kritiseeri rikkust iseeneses, vaid rikka mehe hävitavat ükskõiksust ja kontaktivõimetust oma ligimesega. Tolle rikkuri värava ees elab vaene Laatsarus, aga ta ei märka teda. Rikas elab oma mullis ja see pimestab ta. Mis on rikkal tegemist vaesega? Nad elavad eri maailmades. On tähelepanuväärne, et vaesel on nimi. Heebrea nimi Eleazar, sealt siis ka Laatsarus, tähendab Jumal aitab. Tähendab, Jumal näeb selle mehe vaesust ja viletsust ja hoolitseb ta eest. Ta tunneb teda nimepidi, kuid rikkal nime ei ole. Ta on oma identiteedi rikkuse tagaajamisel kaotanud. Ta on lihtsalt üks paljudest rikastest. Tundub, et mõlema elu on paigas. Igaüks on oma kohas elus leidnud. Aga mis juhtub siis, kui mitte midagi enam ei juhtu? Juhtub see, mis meie kõigiga kord juhtub. Me kuulsime, siis sündis, et vaene suri ja inglid kandsid ta Abrahami sülle. Aga ka rikas suri ja maeti maha ja põrgus piineldes tõstis ta oma silmad üles ja nägi Abrahami kaugelt ja Laatsarust tema süles.
Üks satub niisiis surmavalla kõige ebamugavamasse paika, teine piltlikult öeldes Abrahami sülle. Lahutatuse kuristik, mis oli neid juba maa peal eraldanud, eraldab neid nüüd juba lõplikult ja tagasipöördumatult kujul ka taevas ja siis põrgus. Selle kontrast paneb meidki mõtlema, mis on elus tegelikult kõige tähtsam. Mis või kes võiks meie silmi avada? Kas mõni sugulastest, kes tuleks surnute hulgast ja hoiataks meid, kui Abraham ütles, neil on Mooses ja prohvetid, kuulaku nad neid. Me otsime kiireid ja šokeerivaid lahendusi, kuid meile öeldakse, et meie saatus oleneb hoopis sellest, kuidas me suhtume Jumala poolt pühakirja pandud nendesse sõnumitesse, mis meid peaksid elus juhtima. Aga see on juba pikem ja sügavam protsess. Pühakiri õpetab juba siin neid kuristikke, mis meie värava ees varitsevad, nägema ja ületama. Kuristikke perekonnas, naabrite juures, töökohal ja koguduses. Need on majanduslikud, ideoloogilised, emotsionaalsed, vahel ka tehnoloogilised kuristikud, mis meid üksteisest lahutavad. Tänane evangeelium aga hoiatab, tuleb öö, mil ükski ei saa midagi teha. Ja see tuleb tavaliselt ootamatult. Aga täna on veel päev ja Jeesus ütleb tõesti, ma ütlen teile, mida te iganes olete teinud, kellele tahes mu kõige pisematest vendadest, seda te olete teinud mulle. Hea sõber, kujuta hetkeks ette, et su elu on nagu aed. Sa võid lasta ükskõiksuse ja omakasu umbrohul kõik lämmatada. Aga sa võid seda aeda ka harida, külvates sinna armastuse ja helduse seemneid. See, mida sa praegu istutad, määrab su igaviku. Mõtle sellele ja tegutse. Sama kehtib ka minu kohta. Palvetagem. Issand, sa näed, mida maailm on meiega teinud. Sa näed meie ükskõiksust ja pimedust. Sa näed neid, keda me oma värava ees ei märka. Ava meie silmad ja täida meie elu kaastunde vaimu ning alastuse tegudega. Anna meile julgust oma elu peolauast tõusta ja enne kui on hilja inimeste vahelisi kuristikke ületada. Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.